Tere taas! Kultuurikatel on juba sooja pandud ja järgmise tunni aja jooksul podisevad siin taas head mõtted. Lisaks majanduslikule heaolule paneb eriolukord proovile ka meie heaolutunde. Osaliselt on see seotud majandusliku ebakindlusega, aga osaliselt eriolukorrast tuleneva isolatsiooniga. Mis tahes ka põhjus poleks, tõenäoliselt on üheks läbivaks märksõnaks turvatunde puudumine. Tänases heaoluspungis räägime, kas ja kuidas on eriolukord meie vaimsele tervisele mõjunud ja milliste lihtsate võtetega oma heaolu turgutada. Olen veel hetke siin üksi, kuid kohe liituvad minuga tänase virtuaalse vestlusringi osalejad. Alustame heaoluspungiga. Mul on hea meel tervitada meie tänases vestlusringis osalejaid. Daniel Soomer, Pipedrive'i coach ja peaasi.ee psühholoog ja perenõustaja. Tere, Daniel! Tervist! Aitäh, et meiega liitusid. Kuna räägime tänases saates vaimsest heaolust, uuriksin alustuseks, mida sulle vabal ajal lõõgastuseks kõige rohkem meeldib teha? No esimene vastus, et vaba aeg, et mis see oligi, oota. Polegi sellist asja nagu vaba aeg. Eks ikka on, aga ütleme nii, et alguses oli see küsimärk küll, et kus see on. Aga eriti praegusel ajal kõige enam olen märganud, et naudin ikkagi toast väljas, kuskil, ma ei tea, maal või natukese sellises kohas lihtsalt pere ja lastega niisugust vaba olemist, kus ei pea nagu väga tiheli koos olema ja saab ka lastega mängida, et ei ole nagu ainult kohustuste vallas, ei ise ega lapsed. No ma ei tea, kas see praegune meie vestlus läheb vaba aja või kohustuste või töö hulka, aga igal juhul suur tänu meiega osalemast ja ma loodan, et meil saab üks mõnus vestlus olema nendel olulistel teemadel. Eva-Maria Kangro, psühholoog ja Miltoni muutuste nõustaja. Tere, Eva! Tere! Rääkides muutustest, mis muutus sinu elus kõige rohkem eriolukorra väljakuulutamisel? No ma arvan, et kõige rohkem on tooni andnud selline koostööoskuste harjutamine peresiseselt, et kuna palju inimesi koos peavad hakkama saama väga erinevat laadi elutegevustega ja see on olnud äärmiselt kihvt avastamise aeg tegelikult, et koostööoskused on läinud oluliselt paremaks ja mul on väga hea meel selle üle. Ja teine on see, mis mulle väga meeldib, et nii mõnedki koosolekud saab peetud nii, et samal ajal saab näiteks teha süüa, samal ajal liikuda ringi, et me ei pea olema aheldatud tingimata kuskile kindlasse punkti. Ja see mulle väga meeldib. No Eva-Maria, kuidas sul vaba ajaga on? Kas seda ka veel on või seda ei ole? Ma arvan, et selle kohta võiks filosoofiliselt öelda, et aega pole olemas. See on enda tekitada. Et see 24 tundi on endiselt 24 tundi. Ja lihtsalt me oleme nii palju uues olukorras, et tuleb lihtsalt kiiresti ringi mõtelda ja ikkagi enda jaoks hoida seda, mis kvalifitseerub ka vaba aja alla. Üksinda olemine, tantsimine, laulmine, söögi tegemine, mida iganes. No tore, et sa meiega liitusid ja loodetavasti ka see järgnev aeg saab olema selline tore, koos veedetud, heade mõtete seltsis olev aeg. Eva Ponomarjov, Telia tööandja brändijuht. Tere, Eva! Tere! Mis on kõige inspireerivam asi, mida viimastel nädalatel lugenud, vaadanud või teinud oled? Ma arvan, et minu jaoks inspireeriv, kuna praegu rohkem aega ühtepidi, et sa ise kuidagi oled rohkem et sinul on vaba aega, ma saan aru? Ma võtan seda aega, jah. Väga hea, vähemalt üks saatekülaline, kellel natuke vaba aega ka on. Ma arvan, et see ongi nagu hea aeg õppida uut tasakaalu. Nii et kui mõelda, et mis see juba heas mõttes, mis koroona head on teinud, siis ma arvan, et mina olen küll õppinud oma aega palju targemini kasutama. Nii et ma jõuan lugeda ja jõuan filme vaadata ja tegelikult olla uudishimulik. Ja lõppude lõpuks sa teed oma tööd ka ju palju paremini, kui sa oled uudishimulik. Mulle tundub. No mõni pisike näide, kus sa inspiratsiooni ammutasid hiljuti? Ausalt öeldes hiljuti hoopiski loodusest. Väga vahva. Nii et võtsin aega maha ja kuulasin ja vaatasin ja inspireerusin. Tore, aitäh meiega liitumast. Allan Eesmaa, meditatsiooni ja lõõgastusrakenduse Synctution kasutaja. Tere, Allan! Tervist! Oled meditatsiooni ja lõõgastusrakenduse kaasasutaja, kui tavapärane on mediteerimine sinu igapäevaelus? Eks tänu sellele, et mediteerimine sai igapäevaseks asjaks minu elus, ka see rakendus sündis. Nii et
mediteerin tihedalt ja praegusel äreval ajal ma ei saa öelda, et rohkem, aga kuna kogu elukorraldus on niikuinii segamini pööratud, siis ma olen nautinud väga palju neid hetki, kus ma olen võinud ka neid meditatiivseid pause võtta keset tööpäeva. Sellepärast, et hoolimata sellest, et meil kõigil on kohustused, selle kodukontori üks väikestest eelistest on ikkagi see, et nüüd me oleme pisut rohkem oma aja peremehed. Aitäh meiega liitumast. Meiega koos lisaks vestlusringis osalejatele on ka virtuaalne publik, noored, ülikooli noored, kelle käest me ka saate keskel üht-teist uurime ja küsime. Nüüd aga edasi. Eestlased on kuulu järgi eriolukorra reeglitest valdavalt üsna hästi kinni pidanud. Samas on pea 7 nädalat isolatsiooni ja ütleme selline inimkontaktide vähesus ikkagi paljude jaoks päris keeruliseks osutunud. Me tegime pisut eeltööd ja uurisime tänase live-kohtumise eel ühelt kontoritöötajalt, kas ja kui keeruline on eriolukord tema jaoks olnud. Vaatamegi alustuseks seda klippi. Kõige keerulisem on ikkagi nende nädalate vältel olnud see, et ma ei saa kokku paljude inimestega, kellega muidu saaks kokku ja ma ei saa neile teha lihtsalt inimlikku kallit. Mõnikord tahaks lihtsalt kallistada ja seda ei saa teha sellepärast, et inimesed natuke kardavad kontakti, kui 2+2 on okei, aga ikkagi ettevaatuse huvides pigem ei tehta kalli ja minu arvates see on ääretult kurb, et see enam ei ole tava. Minu erialal lähed tööle umbes, läheb virtuaalkeskkonda, ütleme nii, kell 9 ja lahkud sealt kell 6, mõnikord isegi hiljemgi, sest era- ja tööelu pigem segunevad kodukontoris kui vastupidi, siis kahtlemata võib tekkida teatud peapööritus või tüdimus virtuaalkeskkondades ehk siis nutimürgitus. Ma ütleksin, et kõige positiivsem asi on see, et ma helistan palju rohkem oma vanematele, vanavanematele, et küsida, kuidas neil läheb, mis nad teevad, kas üksildus on nende jaoks kuidagi isegi andnud hoogu juurde mingitele projektidele, nii et ma arvan, et see on kõige paremaks. Ja mis te arvate, kui tavapäraselt kõlavad Oliveri mõtted? Kas puudus tundmine sellisest inimlikust kontaktist on üks tüüpilisemaid eriolukorra võõrutusnähtuseid? Eva-Maria. No jaa, et kui ma nüüd Oliveri kuulasin ja vaatasin, siis tõepoolest, et see kontaktis olemine kui niisugune on üks psüühika põhivajadusi. Et kontaktis olemine nii sotsiaalses mõttes teiste inimestega kui ka kontaktis olemine oma kehaga, füüsisega, et sa oled maa peal olemas ja kontaktis. Et selles mõttes Oliveri kuulates siis, et siis väga paljudel inimestel on täpselt see sama mure ja küsimus. Ja osad meist tunnevad sellest teiste inimeste vahetuskontaktist või rohkem puudust, nii et jaa, et täiesti arusaadav, et see nii on. Daniel, mis sina arvad? Arvan samamoodi ja lisan veel, et see, mis siis selle eriolukorra algusega muutus hästi tugevalt, on selline nagu piiride nihkumine või piiride muudatus hästi ootamatult kiire siis enamasti. Ja mida mina olen märganud, et see ongi läinud, osadele on jäänud võrdlemisi mugavaks see olukord ja see pole nii eriline, aga paljudel on siis kas ühes suunas, et ma olen väga vähe saan inimestega nüüd koos olla ja selle tõttu on tõesti selline puht juba füüsiline läheduse puudus, eks ole, ja ka sotsiaalne läheduse puudus ja siis, aga teistel on jälle siis see piir nihkunud teisele poole, kes näiteks on, ma ei tea, palju lastega ja peavad olema kodus ja tegema tööd ja lastega, ühesõnaga, mingid piirid on nihkunud jälle teatud mõttes hästi palju lähemale ja on tarvis leida see uus tasakaal nendes suhetes seal kodus, mis ei ole ainult koduaeg, vaid on kodu, pere, tööaeg samal ajal, eks ole. Ehk et see on teinud keeruliseks ühtedel ühtepidi, teistel teistpidi, mulle tundub. No Eva, mis mõtteid sinust tekitas see klipp? Mina mõtlesin ka selle peale, et kuidagi inimestes on antud võimalus olla üliinimesed, et eks olenebki, mis see kodune olukord on ja kui palju erinevaid tegevusi tuleb samaaegselt teha. Et ühtepidi see paneb enda piirid proovile, aga teistpidi jällegi, kui sul on enda jaoks aega ja sa saad seda võtta, siis jällegi kontakt iseendaga, ma arvan, paraneb just selles
teatud piiratud suhtluses. Nii et seal on omad plussid ja miinused kindlasti, olenevalt kui palju see kodu on nii-öelda sinu privaatsfäär ja kui palju seal on teisi inimesi ja lapsi ja kellega peab tegelema ja samaaegselt olema kõnes ja samaaegselt, eks ole, veel tegema 10 tegevust. No Allan, sinu esmased mõtted ja siis kohe Eva-Mariale sõnajärg edasi. Ma olen mõnes mõttes mures tuleviku pärast, sellepärast et on tehtud paljud uuringud, mis väidavad seda, et inimestel on tarvis 21 päeva käituda teatud moodi, et nendel inimestel tekiks automaatne harjumus. Mingid uuringud väidavad, et see on 40–60 päeva. Igal juhul see eriolukord on selle ajalise piiri kohe kindlasti juba ületanud. Sellistes ühiskondades, näiteks nagu Itaalia ja Hispaania, kus on see füüsiline kontakt veel, ütleme, soojem ja intensiivsem, kui on see meil, on sellest eriolukorrast veel suurema šoki saanud. Ja ma kardan, et see ei parane lähiajal, sellepärast et inimesed on juba elanud selles uues normis, mis tegelikult programmeerib neid harjumusi. Ja seetõttu paratamatult inimesed on rohkem kodus. Ja selles koduses keskkonnas võib öelda, et palju suurem probleem on selle suhtlemise üleküllusus. Need, kes elavad koos perekonnaga nüüd, mitte just suures elamispinnas, kus seda omavahelist suhtlust on hästi-hästi palju ja ei ole ka nii palju võimalusi endale saavutada sellist privaatset ruumi, kus olla omaette. Et selle tõttu see nii-öelda iseendaga rahu leidmine ja see enesekaemus peaks olema äärmiselt oluline just tänapäeval, sellepärast et vastasel korral kõikide inimeste pinged ja stress summeerub ja see on just tulevikku arvestades väga ohtlik asi. Eva-Maria, sa vist tahtsid kommenteerida midagi vahele, muidu küsiksin edasi, et kas sul on olnud võimalus privaatset aega leida töö ja pere kõrvalt, aga ole lahke, sa tahtsid jagada? Ja võib-olla on need võimalik omavahel nüüd ühendada, need erinevad küsimused ja mõtted. Et üks asi tõesti, et ma nüüd kohe Allanile sekundeerikski, et see võib-olla selline põhiline kohanemisülesanne praegu on nagu müraga hakkama saamine. Et kui see müra võib olla ka inimestega seotud, et me oleme nüüd pereringis rohkem tiheli koos, et kuidas leida seda ruumi ja aega iseenda jaoks, mis on inimlikult tohutult oluline. Et see müra võib olla ka teist laadi, et igasugune ka visuaalne müra on müra, heliline müra on müra, ka mõtete müra on müra. Et selles olukorras, mida ka Oliver välja tõi, et tekib selline nagu virtuaalmürgitus või selline üleküllus või e-üleküllus, et meil on kõik on kolinud, väga suur osa suhtlusest on kolinud e-formaati ja ka see on tegelikult ajule nagu tohutu koormus, et me väsime sellisest e-vormis suhtlusest oluliselt rohkem kui tavalisest vahetust suhtlusest. Et ka see on üks suur kohanemisülesanne, et kuidas need piirid paika saada, kuidas see tasakaal paika saada. Ja eks see on ka minule endale isiklikult olnud üks selline tubli tükk nagu tegelemist iseendaga. On sul mõni hea näide? Loomulikult on, mul on 3 last ja mul on abikaasa, kes ka teeb tööd kodukontoris praegu ja kui lastel on kool, kui minul on kohtumised või webinaride läbiviimised ja kui minu abikaasal on samal ajal koosolek, siis on see selline tükk tegemist. Ja siis ongi see koostöö harjutamine omavahel ja tegelikult need lahendused on alati olemas. Ja me inimestena saame ka üksteise vajadustest palju kui paremini aru, kui me oleme heas mõttes sunnitud ja pandud olukorda, kus me tulebki omavahel läbi rääkida, olla hästi avatud ja kui see suhtlus ei saa põhineda eeldustel. Et muidu me ju inimestena ikka kipume eeldama, et lihtsalt saavad meist ilma aru, et me peaks üldse midagi ütlema. Siis praeguses olukorras enam nõnda ei saa ja minu meelest see on omal moel teraapiline. Aga millest see tuleneb, et vaatamata rohkele suhtlusele, telefonikõnedele, videokõnedele, virtuaalsele suhtlusele, inimesed ikkagi tunnevad ennast kuidagi isoleerituna või üksildasena? Daniel? No, see ei ole harjumuspärane viis suhelda. Ma ise olen seda niimoodi tõlgendanud või vaadanud, et ka see selline digi-online suhtluse või videosuhtluse väsimus
või kurnatus, et üks sihuke märkamatu nagu mikrojuppide kaupa mõjutav osa minu arvates on see kuidagi, meie aju on harjunud lugema lisaks sisule, mida ma ütlen, ka seda mitteverbaalset osa. Ja selle video teel on see mitteverbaalne osa, ehk siis ütleme siis jämedalt võib-olla kehakeel, aga kõik muu selle juures on nii palju puudulikum, et ma pean kogu aeg kuskil kuklas nagu tõlgendama, et mida see tema vaikuses vaatav pilt võiks tähendada. Samas kui päriselt koos olles ma tajuksin selle, ma saaksin sellest kiiremini aru või ma tunnetaksin selle ära, et mis see põhjus on. Pluss, et ma viibiksin samas keskkonnas ja ma saaksin aru, et kui see keskkond on mõjutanud kuidagi tema olekut või nii edasi. Ühesõnaga, selle suhtlemise osas ma täiesti ja olen nii ise tundnud, kui kuulen inimeste käest ja seda väsimust sellest olen täiesti nõus. Tahtsin korra kommenteerida seda harjumuste osa, et ma näen siin ka nagu potentsiaalset võidu ja head kohta või tõesti õppimise ja arengu külge, et uue harjumusega ma olen nõus, et see on tekkimas, et paljud on juba nagu võtavad ka rahulikumalt, et täitsa okei juba, et algus oli raske ja mul endal samamoodi. Aga et uue harjumusega on nagu see ka, et kui ma olen mingisuguse teise keelekeskkonda näiteks läinud ja sattunud ja ma olen seal nagu tõesti saanud niisugust nagu natuke raputavat keelekümblust ja ma olen selle keele nagu tegelikult juba hakkan juba aru saama ja tänu sellele, et ma olen seal sees kogu aeg olnud. Ehk et uus harjumus on tekkinud, et siis ma usun, et ega need vanad harjumused nagu naljalt ära ka ei kao, eriti kui nad on sünnist saati, see inimestega suhtlemine ja koos olemine on nii tavalised asjad olnud, et pigem see on, nüüd mul on üks lisakeel, nüüd ma oskan tegelikult digiteel lahendada teatud olukordi või teatud vestlusi, pidada ilma, et see nagu nii koormav oleks, sest nüüd on see kogemus käes. No, Eva, aga sinu kogemuse näitel, kuidas eriolukorra piirangud on näiteks Telia töötajatele mõjunud või millised on need kõige tüüpilisemad mured, millega sa oled kokku puutunud praeguses olukorras? Suures plaanis, ma arvan, on see teadmatus, mis saab edasi ja väiksemas plaanis see väga palju oleneb sellest, oleneb juhist, oleneb tiimist, et tõesti see suhtlus toimiks ja võimalikult nii-öelda elulähedasel moel. Et kui enne sai natuke räägitud teie harjumustest ja mürast, siis mulle tundub, et siin ongi see küsimus, kuidas see suhtlemise kvaliteet on, kui palju tegelikult võetakse selle jaoks aega ja pühendutakse. Sest lõppude lõpuks inimesed on ju kõik olulisem, olenemata sellest, millisest ajast me räägime. Ja teine pool võib-olla, mis on selline praktilisem, on kokkupuude just esindute töötajatel, kui nad otse suhtlevad kliendiga ja see turvalisuse teema, et seda ei saa ju alahinnata. Ikkagi need, ütleme, nii teadmatus kui see turvalisus, et kuivõrd turvaline ma olen oma igapäevases töös, et need on kindlasti sellised murekohad. Allan, viimastel nädalatel on siin seal üsna palju räägitud rakendusest Synctution ja ka selle edust. Mis rakendus see on? Synctution on rakendus, mis teeb iseendaga kohalolu lihtsamaks. Me võime öelda, et see käib läbi meditatsiooni, samas me võime öelda, et see käib lihtsalt läbi lõõgastuse. Tegemist on rakendusega, mida inimesed saavad oma mobiiltelefonisse laadida ja kuulata sealt helirännakuid. Helirännakud, mis viivad inimesed oma mõtetest ja oma argimuredest eemale. Ja kuigi üks helirännak on ainult 25 minutit, siis tegelikult uuringud on näidanud, et see on piisav aeg, et endale võtta päevast selline tükk päikest, mis on ainult 2% meie 24 tunnist, mis on väga vajalik selline aeg iseenda jaoks, et tulla oma mõtetes kohale ja rahuneda maha. Eelkõige on see väga oluline enne magama minekut ja Synctution teeb uinumise kergeks, sellepärast et ta annab sellise puhvri, mis võtab negatiivsed mõtted korra vaiksemaks ja tänu sellele on inimestel oluliselt kergem näiteks magama jääda. Lisaks veel muidugi kõik muud eelised, mis vaimsusel ja meditatsioonil on. Hiljutisel ajal, just selle kriisi ajal, oleme kasvanud meeletult. No, kuuldavasti teil on üle 3 miljoni kasutaja, vastab see tõele? Jah, see vastab tõele. Praeguseks ta peaks isegi juba lähenema sinna 4 miljoni kanti. Aga väljaspool Eestit, ma saan aru. Ja väljaspool Eestit, ja
Oleks tundunud see täiesti uskumatu kusagil aasta tagasi või 1,5 aastat tagasi, et Synctuition hakkaks kasvama keskeltläbi 1 Rakvere linna jagu päevas. Aga praegu on see tõesti nii. No väljaspool Eestit, väljaspool Baltikumi on silmas, kus on teil umbes teada, kui üle maailma on teie kasutajaid või on need rohkem Euroopa inimesed, Põhja-Ameerika inimesed, Aasia inimesed? Ütleme niimoodi, et Põhja-Ameerika moodustab 90% praegu hetkel meie kuuled. No Eeva, mis mõtteid sul tekitab? Kas selline väikene abiline tööriist, sellest võiks olla ju kasu selleks, et kuidagi natukene sellist aega endasse vaatamiseks ja sellest digimürast eemaldumiseks saada? Mis sa arvad? Igal juhul on, ma arvan, meie ellu praegu vaikust rohkem vaja ja sellist häälestumist. Nii et ma arvan, et kõik need väikesed tööriistad, mis sellele kaasa aitavad, on kahtlemata hästi positiivsed. No sa ise mainisid ka, et looduses käimine ja võib-olla sellise aja nagu mahavõtmine on üks asi, mis aitab seda tasakaalu hoida. Kas teil on ka mõned sellised soovitused või tööriistad või mil viisil sa töötajatele nõu annad, et nad selles praeguses olukorras paremini toime tuleksid ja vahepeal suudaksid aega ka iseenda jaoks võtta? Eva-Maria arvad, kas on sellised, mis mõtteid sul tekitab? Kas sa ka kasutad mõnda sellist abivahendit või abinõksu? Jaa, ma kasutan abivahendeid ja ma kasutan selliseid abivahendeid, mis on lükkut meil kõigile loomulikul teel kättesaadavad. Et ma ise hästi usun sellesse, et tegelikult meil on kõik endal olemas. Meil on endal oma peas kõik võimalused olemas ja kui me seda keskkonda, kus me oleme, oskame ka targasti kasutada. Et üks asi on tõepoolest seesama loodus. Et väga palju on neuroteaduste uuringuid, keskkonnapsühholoogialased uuringuid, mis ütlevad seda, et loodusel on väga tugev stressi alandav mõju ja isegi puhtalt puude vaatamine või visuaalloodusele aitab rahuneda, aitab ärevusega paremini toime tulla. Nii et ilmselt olete ka märganud seda, et kui on nagu pea puntras või sellised ärevaid mõtteid täis, siis teinekord piisab lihtsalt sellisest kilomeeter jalutuskäigust õues ja iseenesest muutuvad kuidagi pidi mõtted klaarimaks. Et seal on need kaks asja koos, et looduskeskkond ja liikumine. Et füüsiline liikumine on ka ajuplastilisuse ja suutlikkusega keskenduda kõige olulisemale väga tihedalt seotud. Ja mina neid vahendeid eelkõige kasutangi. Ja kasutan ka erinevaid selliseid meeltega tajutavaid tegevusi. Ma siin alustasin juttu seda saadet alguses söögi tegemise teemaga, et see näiteks on minu jaoks üks niisugune teraapiline või lõõgastav tegevus. Kõik need kätega söögi küljes olemine, lõhnade tundmine, maitsete tundmine, et see nauding, mida sa saad oma päris aistingutega, on see, mis aitab väga hästi korrastada ka mõtteid ja lõõgastuda. Minu jaoks sõna helirännak minule kui muusikule kõlab ääretult kuidagi nagu soojalt ja toredasti. Allan, mis tüüpi helirännakuid teie praktikas kõige rohkem kasutatakse või oskad öelda, mis on kõige populaarsemad? Synctuition kogu aeg laieneb ja hetkel on meil saada 80 helirännakut. Selle numbri me kindlasti vähemalt duubeldame siin lähimate aastate jooksul. Ja helirännakuid on erinevaid. Synctuition on üles ehitatud programmina, mida sa alustad esimesest helirännakust ja sealt lähed edasi. Idee on selles, et terve programm korra läbi kuulata, kuna programmis on helirännakud äärmiselt erinevate teemadega, mis on koostatud selliselt, et nad puudutavad iga inimese elus tähtsaid nüansse, nagu head asjad, nagu armastus ja tänutunne, aga ka negatiivseid asju, nagu näiteks viha, mis on ka element, mida me peame iseendas ära tundma ja enne kui me seda täielikult iseendas ei mõista, me ei suuda ka seda kõige efektiivsemalt kontrollida. Need helirännakud, mis on Synctuitionis võib-olla kõige populaarsemad, mida inimesed on kuulanud rohkem, just on sellised sügavamad sorti, mis viivad tagasi rohkem lapsepõlve mälestustesse.
ja mis võimaldavad minna mõtetes kaasa nende ideede ja fantaasiamaailmadega, mis on inimesele südamelähedased. Noh, samamoodi teemad nagu näiteks armastus. Need on alati olnud populaarsed teemad ja teemad, mille üle inimestel meeldib juurelda. Te Ja kui otsustasite... enne, Jah, vabandust. Et samamoodi praegu on tänu sellele eriolukorrale on ka Synctuition Eesti rahvale tasuta kättesaadav. Nii et kõik saavad kodus seda proovida ise järgi. Just selle kohta tahtsingi pärida, et kas see on ka eestlaste seas nüüd oluliselt kasutajaskonda kasvatanud? Me tegime sellise otsuse, kuna meil oli tööriist reaalselt mida jagada. Me saime midagi teha, siis me otsustasime Eesti rahvale anda Synctuitioni tasuta. Kindlasti vähemalt selle eriolukorra lõpuni. Ja me oleme saanud umbes 3-4 kordse kasutajate kasvu Eestis. Inimesed on seda avastanud ja vastavalt meie tagasisidele on ka väga paljud sellest abi saanud. Et seda on alati soe ja meeldib lugeda. Enne kui saatosale joone alla tõmbame, Daniel, sa oled perenõustaja. Mis sa arvad, kas eriolukorrast tulenev isolatsioon pigem lähendab peresuhteid või tekitab harjumatu olukord hoopiski stressi? Stressi kindlasti, lihtsalt stress võib olla mõnikord hävitav, mõnikord isegi toetav ja kolmandal puhul võib olla nagu käivitab või et ta nagu korraks tõmbab, teeb kuumaks, aga siis leitakse lahendus ja võib-olla järgmine tasand on juba parem kui enne seda. Aga ma usun, et see ongi väga erinev. Et need, kel kodustes suhetes on olnud potentsiaali ja riske valuliseks suhteks, ükskõik mis tasandil me räägime sellest valust, siis on see oht, et see suureneb tänu sellele, et ei ole sellist rahulikku või mingit nagu pausi aega piisavalt palju ja teistel puhkudel jälle vastupidi, et kus inimesed on olnud olukorra tõttu nagu sunnitud üksteisele otsa rohkem vaatama ja teineteist nägema, ja selle kaudu tegelikult võib-olla ka suhte, aga see tähendab, ma silmas pean tegelikult üldisemalt nii paarisuhte kui ka suhe lastega või kellega iganes koos elatakse. Et ma usun, et see ongi mõlemat poolt on. Ma kohe küsin ühe küsimuse meie virtuaalse publiku käest, aga veel kokkuvõtvalt võib-olla teie siin vestlusringis selle esimese ploki lõpetuseks, et mis te arvate, eestlastest ju räägitakse, hoiame kokku, ei hoia kokku, me oleme tegelikult ikkagi inimestena väga sotsiaalsed olendid. Kuidas me ühiskonnana üldse nagu praeguses olukorras, kus sellised piirangud ja reeglid on, mis eeldavad isolatsiooni ja teistest inimestest eemale hoidmist, kuidas see nagu eestlase jaoks tuli? Kas see oli suur kergendus või tegelikult ikkagi mitte, kuivõrd me sellest nagu psühholoogiliselt valmis olime ja või mitte? Mis mõtted sellega seoses on? Eva-Maria, ole lahke. Selliseks radikaalseks muutuseks loomulikult ei olnud, ma arvan, keegi päriselt valmis. Ja samal ajal, mida mina olen tähele pannud, sellist üleüldist sellist empaatilisuse kasvu kui ühiskonnas või sellisel nagu suurel tasandil, et need raskused, mis on ühised raskused, et need ikkagi kuidagi viisi lähendavad inimesi ja omal moel see raske aeg on minu meelest nagu toonud esile selle positiivse empaatia inimestes rohkem. Kas keegi tahab kommenteerida? Küll, et ma olen väga nõus sellega. Ja, Eva, palun. Et ma tahtsin ka seda öelda, et ka Telia sees me oleme nagu mõelnud, et kuidas sa tood üle 1000 inimese kokku teatud mõttes seda, suurendad seda tunnet, et tegelikult oleneb sellest, et igaüks istub oma kodus, et ollakse koos ja hoitakse kokku. Ja siis, kui me proovisime teha sellist ürituste seeriat ja nüüd ongi see 2 kuud kestab iga reede, siis me vaatasime, et tegelikult see on täiesti teostatav olla loominguline, mõelda kastist välja, kokata koos, teha kodukontserte, rääkida vaimsest tervisest, toitumisest ja nüüd on juba inimesed ise ütlevad, et järgmine nädal ma tahaks kuulata seda või järgmisel nädalal ma tahaks teha meeskonnamängu ja nüüd me saame reageerida selle pealt, mida inimesed ise tunnevad ja tahavad ja kuidagi selles mõttes, et kui vaadata laiemalt seda olukorda, siis
siis see on väga suur võimalus mõtestatuseks ja loomingulisuseks. Daniel, sa soovisid midagi öelda veel? Noh, see ei olnud võib-olla ei ole nii oluline, aga niisugune stereotüübi nali, aga samas sellel on mingi terake tõtt, kui sa küsid, et kuidas meie eestlased siis sellega toime on tulnud. Et kolleeg, kes ei ole Eestist pärit, nagu ütles väga sõbraliku nalja ja huumoriga, eks ole, et meil on nüüd tarvis kahte asja, meil on vaja inimestest nagu kaugemale hoida ja hästi palju digivahendeid kasutada. Et eestlased on selleks nagu põlvkondi juba ette valmistunud. Et see oli selline kommentaar, aga ma usun, et me saame hästi hakkama, eriti tänu e-suutlikkusena üldiselt. No nii, aga meid on algusest peale jälginud noored, ülikooli noored, virtuaalpublikuna. Võib-olla jagate meiega oma kogemust, kuidas isolatsioon on mõjunud, mis on kõige raskem olnud ja kust te olete näiteks abi otsinud? Ursula näiteks. Minu jaoks isolatsioon ise võib-olla ei olegi nii keeruline olnud, kuid rohkem nagu see mõte, et inimesed, kellele tõesti see raske on, et kuhu nemad saavad pöörduda ja mida nad saavad enda jaoks teha. Et ma ise olen sellises e-nõustamiskeskkonnas nagu lahendus.net nõustaja ja sealt ma näen, et päris palju inimesi, kes tegelikult ei ole nagu hästi hakkama saanud selle isolatsiooniga ja tahtsid tuge. Et jah, minu jaoks on kõige suurem mure ongi olnud see, et kuhu inimesed saavad pöörduda. Madis, mis mõtted sinul? Madis, sa pead mute'i, just palun ja nüüd me kuuleme. Mis kõige raskem on olnud? Minu jaoks kõige raskem võib-olla on olnud see finantsiline aspekt, et kuna ka üliõpilasena ma otsin sellist tööd, et kus ma saan nagu käia kooli kõrvalt, siis enamasti kõik sellised töökohad on mingisugused mingi restorani või hotelliga seoses, et kahjuks siis nagu pole ka leidnud sobivat töökohta ja selline nagu raskus on vanematelt küsida abi ja et üüri maksta ja nii edasi. See on nagu minu jaoks olnud kõige raskem, aga üldiselt olen ma kasutanud ka seda aega positiivselt siis, et rohkem enda projektidesse süveneda ja endaga natuke rohkem tegeleda. Võtame ploki kokku. Isolatsioon paneb meie piirid proovile, aga see on võimalus leida kontakti iseendaga. Müraga hakkama saamine on oluline märksõna ja väljakutse meie kõigi jaoks. E-suhtluse väsimus võib olla seotud sellega, et meie aju on harjunud tõlgendama ka mitteverbaalseid märke. No liigume meie mõtetega siin edasi, kui võimalik, siis esimene küsimus võib-olla virtuaalpubliku kommentaaridele ka tuginedes, et kuidas nende väljakutsetega siis ikkagi toime tulla ja kust abi otsida ja millega tuleks tegeleda, kui selline sisemine ahastus või kitsikus meieni jõuab. Daniel, palun. Ja, et kuna ma olen ühe mütsiga Pipedrive'is ja teise mütsi all olen ka sellises vaimse tervise organisatsioonis nagu peaasi.ee või peaasi, et siis ilmselgelt või ühe allikana kindlasti ma arvan, et Eestis üks parimate hulgas on see sama peaasi.ee ja meie Facebooki leht samuti, kus siis alates eriolukorra algusest on näiteks iga päev olnud pooletunnine live-saade nagu just erinevaid konkreetseid muresid ja küsimusi adresseerides väga erinevatel teemadel, et nüüdsest on ju neid juba palju kogunenud, et soovitan tutvuda nagu info ammutamiseks, pluss siis selle kodulehega enda kaudu saab ka nõu küsida sarnaselt lahendusnetile, et lahendusnet on kindlasti teine hea koht, kust abi küsida. No, Daniel ja Eeva, te töötate mõlemad suurtes organisatsioonides. Eeva tõi mõned head näited eelmise saateploki lõpus, mida nemad on teinud, aga kui natukene vaadata seda nagu laiemalt, et mismoodi sellises suures organisatsioonis inimeste ja töötajate heaolu eest
siis tuleks hoolitseda, eriti praegust eriolukorda arvestades. Võib-olla Eeva, sina jätkad ja siis Daniel võib kommenteerida. Ma arvan, et need hakkavad hästi väikestest asjadest, et kas või praegu, see on hästi kurioosne on ka see, et mina alustasin koroona ajal, nii et minu esimene päev oli hoopiski mitte päriselt kontoris olek, vaid hoopiski oma kodunt. No sa oledki siis praeguse aja nagu kõige suurem ekspert. Koroonatöötaja. Just. Täiesti teeneline koroonatöötaja. Et olles selles normaalsuses elanud, mis ongi minu jaoks täna täiesti normaalne ja võib-olla ma enda jaoks võtan ka kaasa selliseid mõtteid, kuidas ma lähen tagasi kontorisse teistmoodi. Et neid mõtteid nagu tähelepanekuid tekib, aga mis minu jaoks on hästi positiivne, on see, kuidas jällegi väiksel tasandil inimesed omavahel suhtlevad ja näiteks mina oma tiimiga me kohtume igal hommikul ja joome koos kohvi. Ja see ei peagi olema miski, kus me räägime ainult tööst, vaid me räägimegi, kuidas meil läheb. Ja loomulikult sellest ka, mis meil ees seisab. Aga see on selline lihtne väike viis olla ükse jaoks olemas. Ja kui kõik tiimid seda teevad ja kui me teeme midagi koos ka nii-öelda tiimi väliselt ehk seesama ürituste seeria, millest ma ennist rääkisin, siis see tegelikult ei hulbi nagu üksi. Daniel, millised sinu kogemused, kui sa nüüd korraks teie suure organisatsiooni esindaja mütsi pähe paned? Vahetan mütsi. Olen nõus selles mõttes, et need on sarnaselt, mis ka Eva rääkis, et üks on, mis on ka üldine, mulle tundub, et mida on soodustatud nii organisatsiooni nagu üleselt, kui ka inimesed on hakanud seda ise tegema, on see, mis ka üldse nagu suure ettevõtte väliselt, et nagu oma vajaduste sõnastamine ja selle küsimine teistelt, kellega sa siis suhtled, on ju tiimisiseselt või üks ühele juht ja alluv või lihtsalt kolleegid ka, et püüda nagu paremini aru saada, et millised tööprotsessid vajavad muutmist, tänu sellele, et töövorm on muutunud ja millised vastupidi nagu kindlasti alleshoidmist, mis iganes see puudutab mingisuguseid koosolekuid või just selliseid ühiseid väikseid vestlusi, et inimesed on kohendanud ja tiimid on päris hästi sellega leidnud neid viise, mis neile just sobivad, et on mõned sellised lõbusamad asjad, kus ongi koos tehakse lõunat ja, või ma ei tea, mitte lõbusamad, ütleme töö sisu välised asjad, et koos tehakse lõunat ja süüakse koos, olles nii-öelda videokontaktis või tehakse mingit sellist online mängu koos. Või siis nii-öelda konkreetselt tööalasemad ja ma ei tea, üks näide, et kus osad tiimid hoiavad päeva läbi sellist videokanalit ja audiokanalit nagu avatuna sel ajal, kui nad töötavad. Ütleme eelkõige seda sorti töö, kus on nagu inimesed on nii-öelda ruumis ja vaikselt töötavad ja on nagu pidevat suhtlemist. Et siis, ja kes ei taha parajasti selles nii-öelda virtuaalselt selles ruumis viibida nagu koos teistega, see lihtsalt võtab klapid peast ära. Nii nagu tavalises kontoris sa paned klapid pähe sel ajal, kui sa ei taha nagu seal liiga kontaktis olla teistega. Aga samas natuke simuleerib seda tunnet ikkagi, et me oleme siin koos ja saab mingisuguseid asju nagu jooksvalt ka tõstatada. Kelle jaoks see okei loomulikult on. Ja Eva, sa tahtsid midagi kommenteerida siis sõna Eva-Mariale? Ja ma tahtsin öelda seda ka, et võib-olla selline naljakas mõte on ka see, et mis ongi tulnud välja nendest hommikustest vestlustest, et teinekord me räägime sellest, et 8. korrus, 7. teine, 3. 4. et see võib-olla ei satugi nagu maja peale, rääkimata sellest, et sa satuksid Taani või Soome või Leedu kontorisse, aga täna minu jaoks on kõik peo peal. Ma räägin hommikul Leeduga, ma räägin pärastlõunal Rootsiga, ma räägin erinevate inimestega erinevatest majadest, kes töötavad täiesti erinevates linnades ja riikides, et ka see on nagu teistsugune tunne. Eva-Maria, sa tahtsid midagi täienduseks öelda? Jaa, et ma võtaksin korra Eeva sõnasabast kinni, et tõepoolest üks asi, mida ma olen ka ise kogenud ja ka näinud teiste inimeste kogemustest, et see sama lähedus, et omal moel me tunneme üksteist palju lähemal kui siis, kui me oleme kui tavalises olukorras. Ja teistpidi me saame ka tuttavaks inimestega või oma kolleegidega kuidagi nagu kodukeskkonnas paremini, et muidu me ikkagi paneme oma sellise vormi selga kontoris, et aga olles kodukeskkonnast nagu suhtluses, kuidagi see ergutab ka inimeste vahelist empaatiat. Ja
Aga enne kui edasi lähme, võib-olla see teema on siin vestlusringis kuidagi täiesti iseenesestmõistetav ja meie jaoks nagu kuidagi normaalne, aga mõtestame selle või tavapärane, mõtestaks selle korraks ka lahti, et miks üldse oluline on hoolitseda meeskonna vaimse heaolu eest? Üha rohkem ettevõtteid tegelikult panustavad sellesse, aga see ju ei ole osa ettevõtte põhitegevusest. Mõtestame seda ka lühidalt, kes tahab mõtte otsa lahti teha. Ma usun, et oma tiimi investeerimine on kõige parem investeering, mida üks ettevõte teha saab ja tulemused on tegelikult šokeerivad. Siin just hiljuti viidi läbi uuring, mis oli 140 riigis ja seal vist osales üle 200 000 inimese. Ja selle uuringu tulemus oli lühidalt kokkuvõttes see, et ainult 13% inimesi naudib seda tööd, mida nad teevad. Mis tähendab seda, et ruum olukorra paranemiseks on tohutu ja võib-olla isegi veel šokeerivam uuring väitis, et üle 35% töötajatest on seisukohal, et nende töökoht ei peaks üldse eksisteerima. Nii et siin on kaks viisi, kuidas moodi asjale läheneda. Üks variant on see, et inimene üritab muuta seda füüsilist olustikku, millest ta elab. Vahetada töökohta, minna 3 aastaks Aafrikasse safaarile amatöörblogijana või lihtsalt proovida rohkem oma hobidega tegeleda. Aga reaalpraktika on see, et me ei saa niivõrd palju muuta ikkagi seda, kus kohas me eksisteerime. Ainus efektiivne viis on teha iseendaga tööd, et kohaneda ja proovida olla õnnelik sellega, mis meil on. Ja väga paljuski on see seotud inimese sisemaailmaga ja ettevõtted ümber maailma on avastanud seda ja on hakanud väga palju investeerima erinevatesse vaimsuse programmidesse oma töö juures. Ja see on toonud tegelikult hämmastavaid tulemusi, sellepärast et samades oludes tegelikult inimestel on uskumatu suutlikkus reaalselt olla õnnelikum, mida on võimalik ka mõõta. Nii et oma tiimi vaimsusesse ja sellisesse heaolusse investeerimine on igatahes hea mitte ainult töötajatele, vaid ettevõtetele. Ja ettevõtted on hakanud seda järjest kiiremini avastama. Nii et ma loodan, et see on üks nendest asjadest, mis jääb ka meiega alles peale seda, kui see kriis lõpuks loodetavasti läbi saab. No Daniel, kas te olete avastanud juba? Ja mulle meeldib ikka öelda, et minu konkreetne ametikoht on nagu selline väga praktiline tõestus, et Pipedrive seda teeb, ehk siis panustab kollektiivi ja tiimide heaolusse, selles mõttes, et see on individuaalne coachimisvõimalus kõigile, kas siis enda toetamiseks või enda arendamiseks, et on nagu hea märk sellest ja see arusaam, või õigemini, et kui ma püüan vastata, et miks see vajalik on ja miks see kasulik on, siis mõlemad poolt nii töötaja seisukohalt kui ettevõtte seisukohalt on see, et motivatsioon kasvab ilmselgelt. Ja samuti on seda uuritud, et kuidagi mis toob nagu meeskonnas kõige nagu parima selle tõhususe esile on see psühholoogiline turvatunne või psühholoogiline turvalisus seal tiimis. See tähendab, et julgetakse eksida, julgetakse olla ka loovad, kui see vajalik on või anda tagasisidet ausalt ja nii edasi. Aga et miks just tiimi ja mitte mingisse muusse protsessi või tootesse rohkem investeerida, siis meie siuke nägemus on tihti olnud see, et toodet suudetakse ikkagi kopeerida ja selles nagu unikaalne olla on üliraske, aga meeskonda ja meeskonna sellist, atmosfääri ja seda suhtumist ja väärtusi kopeerida, ma ei tea, mis konkurendil või kellegi teisel on üliraske, seetõttu nagu meeskond on väärt nagu toetamist. Eva-Maria, palun. Ja tahtsin veel lisada seda, et kui me nüüd mõtleme selle peale, mida see psühholoogiline turvatunne ja selline sisemine rahu tähendab, siis ja miks on vaja organisatsiooni poolt sellega tegeleda, siis see ei ole midagi muud kui keskkonna loomine. Et keskkond ei ole mitte ainult füüsiline keskkond, et teed sa tööd virtuaalselt või teed sa tööd pruunis, valges või kollases kontoris,
eelkõige on oluline see sotsiaalne, psühholoogiline keskkond, mis on nagu suudetud luua ja mida suudetakse ka hoida. Et see ei ole päris enesestmõistetav, et kui on ühe korra mingisugused reeglid paika pandud, et need siis iseenesest kehtiks. Või kui on kuskil midagi kirjas või kui on väärtused sõnastatud. Et oluline on ikkagi täita neid igapäevaelu lihtsalt inimlike kvaliteetidega. Ja see ongi see, mis toidab meie motivatsiooni, mis annab jõudu, mis aitab seda üleliigse stressiga kontrolli all hoida. Ja siis teine asi, ma arvan, et üks selline nagu suure skaala lahendus, mis aitab meil olla efektiivne ja ka stressiga hästi hakkama saada, on pöörata tähelepanu sellele, mis on juba hästi. Või kinnitada seda positiivset, mis meil igapäevaelus on. Mille üle ma olen tänulik või mis mul hästi välja tuleb. Me kõigil on raske, küll aga me edeneme väikeste sammude haaval. Ma tegin algust selle, teise või kolmandaga. Et teha seda jooksvalt päeva jooksul või siis ka õhtul võtta rahulikult aega mõni minut ja panna kirja need 3 asja. Mis oli tänases päevas rõõmustavat, positiivset. Ja seda viisi me kinnitame neid positiivseid seoseid, neid väikseid edukogemusi, mis annavad jõudu ja energiat edasi liikumiseks. Et ka selline positiivse tähelepanemine kogu selles virvarris ja segaduses ja negatiivsuses on hästi funktsionaalne. Ja see aitab meil tegelikult olla oluliselt kriitilisemad mõtlejad. Eva-Maria, sa oled ka lapsevanem. Mõnikord lapsed ei oska või ei taha oma tundeid ja mõtteid väljendada. Mida soovitada lastevanematele oma laste puhul praegu näiteks tähele panna või mida peaksid lapsevanemad tegema, et maandada lastes võimalikku stressitunnet? No see on laias laastus see saba, mida me saame teha iseendaga, et aidata panna neid tundeid sõnadesse, et üleüldse osata riputada sõnu külge sellele, mis häirib või sellele, mis ängistab, on selline ajas arenev oskus, mitte midagi enesestmõistetavat, et seda tulebki harjutada. Kui sa lood turvalise keskkonna nii iseendale kui ka oma lastele, ergutad neid ennast väljendama, oma päevast, oma tunnetust rääkima, siis mõnikord piisab ka ainult sellest. Et nii kui saab probleem või virvarr reaalselt sõnad külge oma peas, on juba lihtsam. Et see ikkagi see sisuline suhtlus ja julgustamine oma raskustest rääkima on hästi oluline ja see on iseenesest teinekord leevendav asjaolu. Daniel. Lisada siia lihtsalt otsa, et vahel võib-olla on nagu see küsimus, kuidas ma seda teen ja ma ei saa aru, mis tunne tal on ja et kui see veel ei tule nii hästi välja endale, et siis kindlasti endast alustada, et kui mina olen stressis, seda ma näen nii oma peres kui peredega, kellega ma olen töötanud ka, mis iganes, et lapsed kannavad, osad nende stressist on see vanemate stress, mida nad nagu edasi elavad või endas edasi kannavad. Võib-olla muundunud kujul või teise väljendusvormiga, aga igatahes, et otsapidi alustada endast, et kui mina suudan enda stressi nagu maandada, teha midagi enda jaoks, siis ma olen automaatselt juba ka parem laste jaoks ja nüüd nii selle käitumisega, et kuidas ma oma stressi maandan, kui ka oma tunnete äratundmisega, et miks mitte näidata lastele eeskuju, et ma ütlen neile välja, kuidas mina ennast tunnen ja siis ma lähen küsin, et kuule, kuidas sina ennast tunned ja võib-olla aitan tal siis sõna leida. No eraldi teema on eakad, eriti üksi elavad vanemad inimesed. Võimalik, et paljud neist ei oska ka oma noorematele pereliikmetele tunnistada, et teistmoodi elurütm veel võimendab seda üksildustunnet. Mis võiksid nende jaoks paar soovitust olla, mida eakad ise oma heaolu nimel teha võiksid ja miks või kuidas õigemini noored pereliikmed võiksid nendele toeks olla tavapärasest sagedamini kontakti võtta? Eva või Allan, võib-olla keegi teist tahab mõtteid avada. Ma arvan, et minu ema on tegelikult väga hea näide selle kohta. Vabandust. Jaa, Eva, ole lahke ja siis Allan see järel. Et ta on suurepärane näide sellest, kuidas selline uudishimu ja tahe pidevalt areneda, see on tema sees alati olnud, on praegu leidnud väga sellise kuidagi sellise suurega sellise rõõmu igast päevast. Et kui ta enda jaoks avastab või kui ta näeb, et ta tegelikult suudab sellises uues olukorras väga hästi hakkama saada ja leida enda jaoks uusi hobisid ja uut viit
uut viisi elada ja olla suhelda ka oma sõpradega. Nii et kuna selles mõttes mõtlesin ka just, et huvitav, et enne koroonat, et ta on inimene, kes on kogu aeg, käib ringi hästi palju teatris ja looduses, et kuidas see mõjub talle. Ja algus oligi natuke keeruline, aga siis ta ütles, et ma pidin ise leidma lahenduse. Ja kuna meie suhtlesime ka palju rohkem ja ma arvan, see suhtlemine, omavaheline suhtlus on see, mis tegelikult viib nende lahendusteni. Et üksi ongi väga raske hakkama saada ja leida sellises muudatuses lahendust, aga nagu Daniel ütles ka, et see ühelt poolt eeskuju ja teiselt poolt selline pidev olemasolek ja üksteise toetamine, et see tegelikult lisab selle inimesele iseseisvust, et huvitaval kombel, mida rohkem sinna toetatakse, seda iseseisemaks sa muutud ka lahenduste otsimisel. Allan. Ja, väga õige ja paraku siin ongi just eakamatest inimestest rääkides on paraku siin just kaks valikut. Üks valik on see, et pidada kinni nendest karantiini eeskirjadest ja vältida sotsiaalset suhtlust just eriti eakatega, kes on suuremas riskirühmas ka selle viiruse osas. Teine variant on rohkem suhelda ja rohkem jalutamas käia ja rohkem kokku saada. Eks ole iga inimese oma eraldi otsus. Mina isiklikult olen pigem läinud seda teist teed ja olen oma eakamate sugulastega isegi pigem rohkem nüüd suhelnud kui enne ja õnneks ei ole midagi juhtunud. Nii et eks ta iga inimese enda küsimus ole. Ma arvan, et eakatel on ka noorematele inimestele tegelikult väga palju ka õpetada sellisel keerulisel ajal, sellepärast et eakad inimesed on väga palju keerulisi aegu näinud ja on tegelikult alati väga niimoodi toetav kuulda, et see olukord möödub ja me oleme näinud tegelikult hullemaid aegu. Nii et ma usun, et siin me võime üksteist toetada ja peaksime üksteist toetama vastastikku. Minu lõpetav küsimus tänasele teemale teile kõigile on, et mis võiks olla üks või kaks sellist juhtmõtet või soovitust, mida kaasa võtta selle nimel, et elada paremini, tunda paremini ja eriti praeguses eriolukorra lõpufaasis, kus ikkagi päris palju piiranguid on meie inimsuhetele ikkagi üksjagu nagu mõjunud. Alustame Danielist. Mis võiks olla sellised üks-kaks head soovitust? Haakub isegi selle eelmise küsimusega, et üks mõte, mis mul kuidagi automaatselt sellega tekib ja eriti veel termini sotsiaalne distantseerumine peale, et ega me siis suhtlemist ei pea lõpetama, et olgugi, või tähendab, et meil on tarvis leppida sellega, et võib-olla suhtlemise vorm ei ole see parim ja eelistatum, aga et suhtlemine on vajalik ja kasulik, eriti veel võib-olla teise toetamiseks, aga ka enda jaoks. Et seda ei tasu nagu siis pausile panna, et ma siis ei ole nagu suhtlemises nii väga. Et tasub meeles hoida ja ikkagi teadlikult otsida neid võimalusi suhtlemiseks. Ja teine mõte on, mis minu arvates aitab mingi sammu alati edasi, on enda vajaduste ütleme välja selgitamine ja sõnastamine, et kas siis endale esialgu võib-olla või et mis see on, mida ma vajan, et ma võin, kõigepealt ma võib-olla märkan, mis mind häirib, aga siis püüan selle sõnastada, mida ma siis vajan, mis mu vajadus on ja miks mitte siis ka sel teemal rääkida vastavalt selle inimesega, kellega see seotud on, kas siis kodus kaasaga või töökaaslasega või et ühesõnaga, et enda vajaduste teadvustamine ja teadlik suhtlemine. Aitäh. Eva-Maria, palun. Ja, et võttes Danieli sõnasabast, siis mulle meeldib selline termin nagu positiivne egoism. Ja ma arvan, et see on see, mida tasub meil endis arendada. Seda armastust iseenda suhtes ja iseenda aktsepteerimist sellisena, nagu ma olen. Mis tähendabki seda, et sa oled piisavalt tundlik iseenda vajaduste suhtes ja sa oskad ka nautida seda, mis on nautimist väärt ja suunata tähelepanu sellele, mis on kasulik iseenda vaimse tervise seisukohast. Nõnda meid on rohkem olemas ka teiste inimeste jaoks. Et sellisel moel egoistlik olemisega sa teed ainult teistele rõõmu, mitte ei sõida neist kuidagi halvasti üle. Et see oleks minu nõuanne. Ja teine asi,
kogu selles ikkagi virtuaalses paljususes, et leida nagu rohkem seda reaalset kontakti, mis iganes igapäevategevustes, mis iganes need ka on. On see inimkontakt, on see suhtlemine lemmikloomaga, on see minemine õue, liikumine, söömine kui sündmus, olla rohkem kontaktis kogu selle virtuaalses. Eeva. Minu jaoks praegu hästi huvitav teema on see tasakaal, et me oleme nüüd olnud ühes reaalsuses, me oleme olnud teises, nüüd me läheme kolmandasse, et kui me rääkisime enne piiridest, siis ma arvan, et see on väga hea koht vaadata endale otsa, küsida, mis minu jaoks on tegelikult oluline, vaadates, et mis ma tegin enne, mis ma teen nüüd ja mõelda, et millega ma tahan nagu edasi minna. Et kuidagi võtta seda aega, et kuna see distants on niikuinii kohal, et võtta seda aega selleks, et omale uus suur pilt kokku panna. Et see on nagu üks pool. Ja teine pool on ka see suhtlemine, et praegusel ajal on kuidagi hea ka tunnetada seda, et kuidas ma tahan suhelda ja millist elu ma tahan tegelikult elada. Et see annab nagu sellise hea tunnetuse. Praegu me oleme nii-öelda natuke sellise 2D maailmas elanud, on ju, et me oleme seal telefonis ja ekraanil. Aga kui me oleme jälle nagu päris elus, et siis me saame nagu neid kihte nii palju juurde, et osata hinnata neid kihte. Olgu ta siis tööl või perega või sõpradega, aga lihtsalt, et see ei ole nagu selline iseenesest mõistetav, et osata seda väärtustada. Allan. Tuleb meelde see lugu, et kui esimest korda leiutati telefon ja see hakkas levima ja sai massiliseks seadmeks, siis oli hulk inimesi, kes võitlesid selle tehnoloogia vastu, olid selle osas väga negatiivselt meelestatud, sest et neid hirmutas selle suhtlusvormi jõhker efektiivsus. Enam ei olnud tarvis tulla külla üksteisele, ei olnud tarvis kirjutada sulega ilusat kirja, vaid sa said lihtsalt helistada kellegile ja kohe informatsiooni kätte saada. Praegu, mis toimub, on midagi analoogset ja ka kõik see mitte ainult videokõned, vaid ka videokonverentsid, äriseminarid, esimest korda äripartnerite kohtumised, mis kõik nüüd on toimunud viimasel ajal enamasti ka minul online'i teel, on ju niivõrd palju efektiivsem kui see vana viis. Ja isegi kui olukord normaliseerub, ma kardan, et see, mida meie siin praegu teeme, see formaat saabki olema uus norm. Paratamatult on tekkinud ainult paradoks, mida me juba teame viimase sajandi jooksul, et mida efektiivsemaks elu muutub, seda suuremaks muutub elu stress ja ärevus. See ei peaks nii olema, aga ometigi ta niimoodi on. Kui uskuda vaimse tervise näitajaid, siis tänu sellele uuele efektiivsuse kasvule kindlasti me jääme mingitest asjadest ilma, nagu rohkem reisimisi ja rohkem isiklikke kontakte. Ainus viis, kuidas moodi sellest üle saada ja sellest ühest tükis väljuda, on tegeleda iseenda sisemaailma kultiveerimisega. Ning selleks minu arvamuse kohaselt üks parimaid meetodeid on tegelikult meditatsioon, mis toob sind kohale ja toob sind hetkesse ja maandab stressi. Aitäh teile neid mõtteid jagamast tänases vestlusringis. Oma tiimi investeerimine on parim, mida üks ettevõte saab teha, kui me räägime organisatsiooni tasandist. Oluline on aga positiivne egoism, mis võiks olla siis võib-olla see isiklik tasand ja oskus nii kohaneda kui ka olla õnnelik selle üle, mis on elus hästi. Suhtlus ja üksteisele olemasolek viib õigete lahendusteni ja ka jaakatelt on selles osas väga palju õppida. Nad on palju elus näinud ja palju kogenud. Selliseks kujunes välja meie tänane heaoluspunk. Loodan, et iga vaataja noppis tänasest vestlusest vähemalt ühe kasuliku idee, mida oma heaolu nimel juba täna rakendada. Aitäh meiega spunkimast. Aitäh kõikidele, kes olid meiega virtuaalses vestlusringis. Aitäh teile, head noored ja tudengid, kes te olite meie virtuaalseks publikuks. Tänast saadet saab järele vaadata nii Inspira telekanalist kui ka meie live kohtumine Spunk nimelisest YouTube'i kanalist. Kohtumiseni!